traditsioon. Me tegeleme siis edasi loomulike seadustega ja kuidas loomulike seaduste eiramine võib olla üheks tõsiseks probleemiks, miks inimesed on ka haiged. Ja eelmises osas ma rääkisin just sellest, kuidas Jumal tahab, et me võiksime käia rahus ja ka tõesti puhata. See, et me ei kurna ennast üle, me ei vääna ennast viimaseni välja, vaid et meil on tõesti see puhkuse aeg, puhkuse koht, on see siis mis iganes viisil see parasjagu sinu jaoks on. Aga oluline on see ka, et me sel ajal ei haagi ennast Jumala asjadest lahti. Nüüd vaatame ühte näidet Piiblis Filiplastele kirjas, kus üks meesterahvas, kes meil on siia Piiblis kirja pandud, kus tema kurnas ennast üle. Ja see on üsna huvitav lugu Filiplastele 2:25. Ja siin on juttu Epafroditosest. Nüüd Piiblis on meil mõningaid lugusid, kus on meil näha inimesi, kes olid haiged. Ja huvitaval kombel päris mitmete lugude puhul, kus nad olid haiged, me näeme ka neid loomulike seaduste eiramisi. Ja üks on siin nendest. Filiplastele 2:25 siis. Paulus räägib, aga ma olen arvanud tarviliseks läkitada teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja. Sellepärast, et ta teid kõiki igatses ja suurt tuska tundis sellest, et olite kuulnud tema haigestumisest. Sest tema oli ka tõesti suremas haige, ent Jumal andis temale armu. Aga mitte üksi temale, vaid ka minule, et mulle ei tuleks kurbust kurbuse peale. Sellepärast ma läkitsin tema seda nobedamini, et te teda nähes jälle rõõmustuksite ja mul oleks vähem kurbust, siis võtke ta vastu hissandas kõige rõõmuga ja pidage niisuguseid mehi kalliks, sest Kristuse töö pärast oli ta surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teil jäi tegemata hoolitsemises minu eest. Nüüd siin on päris palju huvitavaid detaile, neid tasub tegelikult tähele panna. Ja kui sa märkad, siis ta räägib siin sellest samast mehest, Epafroditos oli ta nimi, ja ütleb, et ta oli, nagu öeldakse, väga aktiivselt tegutsemas, ja ta ütleb, et ta oli, nagu öeldakse, haigeks jäänud. Nüüd tagapool ta ütleb ka, miks pärast ta oli haige. Ta ütleb, et 30 salm, sest Kristuse töö pärast oli ta surmasuus ega hoolinud oma elust. Nüüd me näeme, et ta tegelikult töötas üle. Me saame aru, et ta tegi niinimetatud vaimulikku tööd ja töötas selle koha pealt üle. Ja tegelikult millega ta tegeles, ta siin ütleb, et ta oli Paulusel tema abiliseks. Ta täpselt detaile lahti ei ütle, mis need olid just seda, aga ta hoolitses tema vajaduste eest. Nüüd siin on veel üks huvitav kõrvalmõte. Kas sa märkasid seda, et ta oli apostel? See Epafroditos. Mis asja? Apostel oli teenimas teist meest, kes oli ka apostli ametis ja tegelemas täiesti praktiliste asjadega ja aitamas teda. Nüüd vahetevahel, kui keegi on sellise kutsega ja sellisesse kohta ka vaimulikult kasvanud, siis vahest mõni inimene, kui ta on tõesti apostli ametis liikumas ja tegutsemas, et ta nüüd oleks kellegi teise abiline praktilistes asjades, ma ütlen, kuule, unusta ära. Ma olen ju apostel, ma olen ikka see, ma lähen jutlustan, ma hakkan kogudusi rajama, ma hakkan seda teist kolmandat tegema. See räägib tema alandlikkusest tegelikult. Ta räägib tema õigest südame hoiakutest. Või vahest ütleme inimene, kes on juba mingisuguses kutses käimas ja Jumal on teda kasutanud ja tal on tõesti ka mingi amet, mis on tema kohta öeldud. Vahest need inimesed ei ole valmis isegi praktiliste asjade tegelema. Ja kedagi teist teenima ja aitama täiesti praktilisel tasemel. Ja sellest meil peab olema seda võimekust. Ja see on selline alandlikkuse koht. Nüüd läheme tagasi. Nüüd ta töötas ennast üle ja me näeme tegelikult, miks ta seda tegi. Paulus ütleb väga plangilt neile tegelikult. Kuidas, see on küll, mõnele kõlab see nagu läbi lille, ta ütleb seda küll väga pehmelt, aga tegelikult väga otsekoheselt siiski. Ta ütleb, et 30 salm, ta ütleb, et siis Kristuse töö pärast oli ta surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teil jäi tegemata hoolitsemises minu eest. Kas sa märkad, ta ütleb seda, et see kogudus, kelle ta siis kirjutab Filiplastele kogudusele, see kogudus oleks pidanud sellega tegelema, et Pauluse praktilised vajadused oleks pidanud saama täidetud. Ehk siis tema oleks hoolitsetud praktilistes asjades. Et ta see üks mees ei oleks pidanud ennast niimoodi välja väänama ja see kogudus jättis oma osa selle koha pealt tegemata. See on see, mida ta ütleb ju tegelikult.
See on väga tõsine tegelikult asi ja me peame aru saama seda, et ka meil on vahetevahel vastutus. Näiteks ma toon ühe kõrvalteemase sisse. Vahetevahel mõned kristlased on erilised vingujad ja nokkijad selle ümber, et mõnel ütlustajal võib lennuk olla. Nüüd, mis selles halba on? Kui see inimene, siis mees või naine kuulutab Jumala sõna ja see annab tal võimaluse puhanuna, värskena jõuda õigel ajal sinna kohale. Jah, see maksab palju, mis siis? Ta ei ole vähemalt kurnatud, ta läheb värskena, ta saab minna kohe jagada Jumala sõna. See võidmine on hoopis teisest tasemest, nagu oleks ta on välja puhanud ja ta, näiteks ka Joel Siegel, kui ta tuli siia, ma arvan, seda võib ka öelda, tuli siia, siis ta ei tulnud ka nii-öelda tavalennuki piletiga. Ta tuli seal üks kraad nii-öelda kõrgem, kus on suuremad toolid, et ta võiks välja puhata ja ka ennast värskemana tunda. Kuigi, et nagu seda füüsiliselt ei olnud väga lihtne, ta ei saanud oma keha kella õigeks ikkagi kogu selle aja jooksul tegelikult päriselt. Aga sellegi poolest on see sama, et see nõuab teatud pingutust. Ja on vahest mõningad praktilised asjandused, mis väänavad ka Jumala sulaseid välja. Ja me peame selle peale mõtlema, et neid oleks vähem. Miks pärast? Mitte sellepärast, et nemad on nagu mingisugused isikud, keda peab kummardama või keda peab nagu öeldakse teenindama kogu aeg, vaid just sellepärast, et nagu öeldakse, see Jumala sõna võiks tulla maksimaalselt esile, Jumal võiks teha oma parima ja see on see põhjus lihtsalt. Näiteks ka, kui me võtsime ka Joel Siegelit siin vastu, siis me ka tegime omalt poolt ka maksimaalse, et tal oleks söögid olemas, igasugused muud asjad, et tal oleks korralikult seal juua seal hotellis, tal oleks, kui tahab midagi lisa nii-öelda söömiseks või mis iganes, haukamiseks vahepeal või mis iganes. Kõigi sükeste asjade peale me mõtlesime nii palju, kui me oskasime selles mõttes ja ta ise oli väga rahul sellega kõige, mis sai tehtud. Ja selles mõttes mõni võib öelda, kas peab alati kõike nii kenasti ja luksuslikult tegema? Peab küll. Sest et see väljendab meie suhtumist Jumalasse tegelikult ja Jumala sulasesse, kuidas me käime asjadega ümber. Aga see on vahemõte lihtsalt siia. Nüüd lähme tagasi Epafroditose juurde. Me näeme, Epafroditos siis töötas üle ja ta oli selle pärast haige. Niisiis, kas see, mis ta tegi, oli tark või praktiline? Tegelikult mitte. Sest Jumala plaan ei ole see, et keegi peaks haige olema, sest et ta läks sellega ikkagi nii karmilt kaugele, et ta oli lausa surmasuus. Ta ütleb, et ta oli niivõrd haige, et ta oleks võinud isegi surra. Jumal andis talle lihtsalt armu selle koha pealt, et ma ei oska öelda, arvatavasti Pauluse palve oli see, mis ka kandis selle asja läbi või kui iganes see oli. Ja ta tuli sellest olukorrast välja. Nüüd lähme, toome just selle pildiga selle koha pealt, et see ei ole küsimus niivõrd ainult vaimulikus töös, vaid see võib olla ka küsimus tavalises töös. Ja vahetevahel inimesed töötavad ennast üle. Ja need põhjused, miks nad seda teevad, tänasel päeval on see väga levinud, üks põhjustest on raha. Et inimesed, nagu öeldakse, planeerivad oma paljud asjad, nagu öeldakse, kinni. Võetakse endale laenud, mis on sellises kohas, kus, nagu öeldakse, hakkavad neid inimesi parasjagu pigistama üle nende võimekuse. Kristlasena üldse ma olen rääkinud kogu aeg ka seda ühte olulist asja, kui sa peaks võtma laenu kinnisvara ostmiseks või auto liisingu maksmiseks või mis iganes asjade jaoks, sa peaksid alati mõtlema järgi, mitte nii nagu pank seda teeb. Pank võtab sinu sissetulekud, vaatab sinu erinevad numbrid, asjad, sinu üldised väljaminekud ja siis vaatab, et see on see, mis on, nagu sa suudaksid maksta ja teda ei huvita, et nagu sul oleks veel kümnis maksta, teda ei huvita, et sa tahad ohvrit anda, selle ta jätab üldse mängust välja, sest ta ei arvesta selliseid asju. Ja siis ta annab sulle potentsiaali laenata sellisel kombel, et sa täpi pealt nii-öelda suhteliselt viimase piirini kõik välja laenanud. Ja paljud inimesed võtavad sellisel kombel laenu ja ei pane sinna oma eelarvesse sisse seda, et nad tahavad kümist Jumalale anda ja nad ei pane sinna sisse, et nad tahavad ka ohvrit Jumalale anda. Ja see on väga tõsine asi tegelikult ja see tekitab probleeme. Ja siis tekibki see sama efekt tegelikult, kus inimesed hakkavad otsima siis teist lisatöökohta või teist võimalust kuidagi teenida ja panevad ennast kohta, kus nad hakkavad üle töötama. See, et nad selle asemel, et nad töötaks 8 tundi päevas, nad töötavad veel õhtustel tundidel lisaks või isegi nädalavahetustel lisaks või mida iganes. Ja see ongi sama raha hakkab panema asju liikuma. Ja see muidu, nagu öeldakse, liising vajab maksmist või laen vajab maksmist, muidu nad võtavad selle käest ära ja kui mingisugused asjad veel tõusevad, mingisugused numbrid ja mis iganes intressid ja asjad, siis on tegelikult sageli inimestel veelgi asi läheb kitsamaks, sest nad ei ole küsinud Jumala käest, kui ma räägin kristlaste kontekstis just, et nagu öeldakse, kuidas ma peaksin seda laenu võtma ja kas ma peaksin seda laenu võtma.
Jumala vaim teab ette, mis aastate pärast võib juhtuda. Sina ei tea seda, mis selle lähima, näiteks inimesed võtavad ju laen, see võetakse sageli 20, isegi vahest 30 aastaks. Sa ei tea, mis selle aja jooksul võib toimuda ja mis sündida võib rahalistes asjades, aga Jumala vaim teab sulle öelda seda ja ütleb sulle, et tee seda või võta sellisel kombel ja sedasi ära võta või mis iganes. Et sul on vaja see enda jaoks läbi paluda enne, kui seda teed. Ja siis, nagu öeldakse, hoida ennast sellest kohast, et sa nagu ei oleks välja pigistatud selle koha pealt just. Et nagu öeldakse, ühel hetkel sa oled niivõrd füüsiliselt kurnatud ja väsinud sellest, et nagu öeldakse, see raha vajab teenimist ja asi vajab, me ei saa ju midagi teha. Siin on nagu öeldakse, vahest kui mõni inimene ongi nende asjadega väga puntrasse jooksnud, on teinud valed valikud, ka siis on Jumalal lahendus selle asja jaoks olemas. On igast erinevaid asju, Jumal võib anda sulle strateegiaid, võib anda sulle igasugused, ma ei hakka nendesse aladesse pikalt minema, üks on näiteks nimetatud refinantseerimine, erinevad asjad, need laenud, asjad kuidagi üks asutus ostab teisele eelmise laenu üles, see on erinevad süsteemid ja asjad, mis võivad anda sulle võimaluse seda asja nagu öeldakse enda jaoks kergemaks teha ja asju muuta. Nii et see on tark vahest uurida, kui inimesed on teinud valesid valikuid, et mitte nagu öeldakse käega lüüa ja loobuda. Aga just seesama, niisiis ta kurnas ennast üle, väänas ennast välja, eiras tegelikult loomulikke seaduse, sinu füüsilisel ihul on teatud võimekus. Ka sa oled mentaalselt teatud asjadeks võimeline, teatud tasemeni, aga kuskil kohas see mõõt saab täis. Ja sa pead jälgima enda jaoks seda, et sa nagu ei teeks seda, et sa ei töötaks üle. Nüüd sageli, kuidas me tunneme ära selle, et inimene on üle töötanud? Sageli ühed mõningad sümptomid, need on osalt soovituslikud asjad, mulle kõigi eest selle kohta kirja kohta pakkuda sulle alati. On see sama, et inimene hakkab asju absoluutselt kogu aeg unustama, peast viskab, sinu mälu viskab teatud asjad kogu aeg välja, sellepärast, et sul on niivõrd palju asju siin peas, siis sul ei mahu siia enam midagi rohkem meelda. Ja see on üks asi sageli, see on sama, kus mentaalselt inimesel on liiga palju informatsiooni, liiga palju asju peas käimas. Sama aru vahest on muidugi vaja meil ennast treenida ja uskuga tunnistada, et sa ei unusta asju, aga sellegi poolest see vahest võib olla üks sümptomitest. Teine asi on see, et nagu see ihu hakkab füüsiliselt kuskilt järgi andma. Pidevalt väsinud, pidevalt kurnatud, pidevalt ei jõua, päeva lõpuks jällegi nagu kalts lihtsalt külili maas ja magama. Ja see ei peaks nii olema. Me peame, kui sellised sümptomid ja asjad on pidevalt, ma saan aru vahest, meil on mingid päevi või hetki, kus meil on väga intensiivne ja aktiivne töö olnud ja me oleme väsinud, aga kui see on pidevalt nädalate viisi ja sa ei puhka isegi nädalavahetustel välja, on aeg võtta aeg maha ja küsida Jumala käest, milles on asi, mis ma peaksin muutma. Ja vahest see muutus võib olla praktiline. See võib olla väga praktiline asi, mis Jumal ütleb, et see asi tõsta oma elust välja, see asi tõsta välja, selle asjaga sa ei peaksid tegelema. Ja see ongi sama, kui ma rääkisin sellest ikkest ennem, siis ka meil on vaja see analüüsida, mis kuulub meile, mis ei kuulu meile, mis on meie ülesanne, mis ei ole meie ülesanne. Me ei pea kõigega tegelema. Ma tean vahel me vette väga palju ei ole mulle pakutud, aga ikkagi aeg-ajalt pastoritena pakutakse jällegi, et kas sa selles organisatsioonis ei võiks olla või kas sa selle asjaga kaasa ei võiks lüüa või kas teie kogudus tahaks selles asjas tegeleda kaasas ja mis iganes. Ja erinevad asjad ei ole halvad. Ma ei ütle seda, et erinevad organisatsioonid või asjad, mis kristlikud teevad, et nad teevad halba tööd. Kui Jumal on kellelegi andnud mingi asja südamesse, siis nemad peavad sellega tegelema, aga ma pean teadma seda, kas mina pean sellega tegelema. Meil isegi näiteks, ma võin selle siia vahele tuua, see ei ole mingi suur saladus, ei ole seda isegi rääkinud koguduses. Lätis on Reema piiblikool, see on siis sama, mis Kenneth Hagin Ameerika Ühendriikides on teinud ja nendel on see toimimas osalt interneti vahendusel ja osalt füüsiliselt ka kohal käimisega. Ta on toimimas, siuke asi käimas ja nendel on visiooniks tegelikult seda kooli laiendada väga paljudesse erinevatesse riikidesse ka siin Euroopas ja tegelikult nemad on sihtinud välja just nii Läti kui ka nii Eesti kui ka Leedu tegelikult. Ja pakkusid meile välja, kas me tahaksime seda piiblikooli juhtima hakata lausa. Ja me võtsime nagu öeldakse aega, küsisime Jumala käest ja meil ei olnud rahu seda. Mitte, et see töö oleks paha. Ma usun, et see on vajalik, see on oluline ja see on väga hea sõna, mis nad õpetavad ja see väga hea töö, mis nad on tegemas. Aga me tundsime, see ei ole meie roll. Miks pärast? See ongi see, et igaüks peab teadma, mis on tema ülesanne, mis on tema kutse. Mitte on sellepärast, et see on hea ja põnev ja vajalik asi isegi ühele riigile,
vaid sellepärast, kas see on minu ülesanne. Ja küll Jumal leiab selle jaoks õige inimesed, kes seda saavad juhtima ja ma usun, see asi saab tehtud. Amen. Ja me oleme oma käe külge löönud selle küla pealt, et aidata raamatute tõlkimisega neid, selle koha pealt meil oli rahu nagu südames. Ja see on üks teema näiteks. Ja vahest meil on vajagi, sa pead enda jaoks ka läbi katsuma, kas need asjad, mida sulle pakutakse või võimalused, mida sulle antakse teha, kas sa peaksid neid asju tegema või kas see üldse ei olegi äkki sinu ülesanne. Ja see on see alati, mis mina ka küsin, kui mingisugune töö või kristlik tegevus või ülesanne või üritus või asja on kuskil toimumas ja küsitakse, kas me lööme ka kaasa, kas me tahaksime ka seda teha, siis esimene asi ei ole küsimus selles, kas see on hea või halb. See ei ole minu ülesanne seda hinnata. Kui Jumal on neile andnud, siis ma usun, et Jumal on neile midagi head andnud teha. Aga nüüd minu ülesanne on hinnata seda, kas minu ülesanne on selles asjas kaasa lüüa. Ja see, kas ma löön kaasa või ei löö, ei tähenda seda, et ma annan sellega hinnangu sellele, kas see on halb või hea üritus. See on vahest ka kristlikus maailmas levinud asi, et nagu öeldakse, kui see on hea ja vajalik üritus, no siis sa peaksid ju kaasa lööma. Ei, mitte tingimata. Nii et me ei pea alati igal pool igas asjas tegutsema, sest et meie jõud ja meie jõuvarud on piiratud ja me peavad keskenduma nendele asjadele, mis Jumal meil on keskinud teha. Ja kui me oleme pastorid, siis meie olulised prioriteedid, kus kohas on kogudusega seotud asjad ja meil on, ütleme, ka Usu TV, ütleme, see üks oluline prioriteet, mis me tunneme oma südames ja erinevad asjad, me oleme enda jaoks need prioriteedid paika pannud ja kui nüüd mingi muu asi tahab tulla sinna kõrvale, siis me küsime, kui see asi peaks takistama nende oluliste prioriteetide täitmist, siis see asi ei saa sinna tulla sinna kõrvale. Ja see peab olema, sa pead enda jaoks ka paika panema mõningad olulised prioriteedid. Vahest mõni ütleb, et see on hea, see on imeline töökoht, kuule ma saaks seal palju suuremat palka kui eelmises kohas. Aga ta ei võimalda mul pühapäeviti koguduses käia. See ei ole siis Jumala plaan. Kuidas? See on ju suurem palk ja see on palju rohkem mul võimalik teenida, ma saan oma arved makstud, ma saan oma toidu palju paremas kvaliteedis. Varsti see asi on väga kraavis, kui sa nagu öeldakse, Jumala kogudusse ei saa enam regulaarselt tulla, sellepärast, et see töö ei võimalda sulle. Üks vahemõte siia, mis oli tegelikult Vaarao nii-öelda strateegia Iisraeli rahva puhul, oli see, et ta pani nad tööle ja ta ei tahtnud neid lasta tegelikult, kui Mooses ütles, et lähevad Jumalat teenima nii-öelda ja lahkuvad sealt, mis asjast, sellest samast tööikkest ja sellest tööorjusest tegelikult. Ja see sama, kui töö hakkab meid dikteerima ja meid nii-öelda orjastama, et me ei saa Jumalat teenida, siis on asjad paigast ära. Nüüd ma ei ütle, et inimesel ei või vahest üksikutel kordadel olla pühapäeviti nii-öelda tööpäev, aga kui see on pidevalt ja regulaarselt, siis see töökoht tuleb välja vahetada. See tuleb oma usk välja sirutada ja uskuda, Jumal annaks sulle uue töökoha, et sa saad koguduses korralikult käia. Amen. Ja sa küsida, kelle jaoks need töökohad siis on? Nende jaoks, kes Jumalat ei usu. Piibel räägib sellest, et paganad peavad koguma ja korjama, et ühel päeval Jumal saaks meile anda. Ja nad võivad seda teha kas või pühapäeval ka, kui tahavad. Aga selles mõttes, sa küsid, et nii langid seda ütled. Ja selles mõttes, et me peame aru saama, et see on oluline prioriteet. Sest et see meie väljavöönamine ja ära kurnamine võib hakata just sellest samast peale, et me tegeleme valede asjadega. See, et me oleme vales kohas ja inimesed vaimulikult muutuvad töntsiks ja väsinuks ja ei käi koos Jumalaga sellepärast, et nad lihtsalt ei saa kogudusse kohalegi. See on asjad, mille peale tuleb mõelda tegelikult. Okei, nii. Me nägime Epafroditos, kiitus Jumalale, tuli sellest olukorrast välja ja ta ütles muidugi samas, et me peaksime hindama selliseid inimesi. Ta märkab, ta ei tee teda maha ja ta ei halvusta teda, kuigi ta tegi tegelikult vea. See on ka üks tarkus, tegelikult inimesed võivad vahest teha vigu ja kui me saame aru ja kui ta saab pihta oma veale ja neil teeb muudatused, siis me peaks olema need, kes on ikkagi teda toetamas, julgustamas, et ta võiks edasi liikuda. Amen. Kiitus Jumalale. Nii, lähme 1. Timotuse 5:23. Kui ma rääkisin nendest loomulikest seadustest ja ka praktilistest asjadest, nüüd vahetevahel mõni praktiline asi võib olla väga praktiline. Nüüd ma tean, see on kirjakoht, mis inimestele vahetevahel jääb hirmsalt hammaste vahele kinni ja mõned kristlased ei tahagi seda üldse piiblist lugeda ja mõned üritavad seda ühtepidi ja teistpidi ära keerutada. Ma ei hakka sellega tegelema selle asja taustaga, aga vaatame, mis siin kirjas siis on. Ta ütleb, Paulus ütleb siis Timotusele, ära joo ainult vett, vaid tarvita pisut viina. Me teame, et see sõna siis kaasaegsemas keeles tähendab siis veini oma kõhu pärast ja oma sagedase põdemise pärast. Nüüd me näeme, et
Timoteus, ära nüüd, eks hoia oma silmi kogu aeg selle veini peal, eks. Inimestel on, ma tean, kristlastel on see, kes kirja kohta loed, siis nad ainult veini näevadki selles kirjakohas või viina, mis iganes siis. Ja see ei ole see põhiline, mida siit näha tuleb. See, mis näha tuleb, on see, et me näeme, Timoteus oli siis haige. Ehk siis tal oli mingisugused kõhuprobleemid ja ta ütleb, ka ta oli sagedasti põdemas. See tähendab seda, et tal oli mingisugused muud terviseprobleemid veel. Ja mida Paulus tal käskis teha? Mõni ütleb, veini käskis ju. See ei ole põhiline iva. Ta käskis tal midagi praktilist tarbida või midagi praktilist teha, et tulla sellest haigusest välja. Kas pole huvitav? Nüüd toome selle hoopis teise konteksti. Mõni inimene on näiteks kogu aeg väsinud ja kurnatud. Siis näiteks mina ütleksin üks tark asi, ütleme, kui sul ei ole nagu seda probleemi, mille me enne tegelesime, et ütleme, inimene on valede asjadega tegelemas ja sellepärast ennast ära kurnamas. Vaid lihtsalt nagu tavalist tööd, tavalisi asju, kõik, mis usub, et kõik asjad on õiged, aga ta on ikkagi kurnatud ja väsinud. Siis mina ütleksin väga tark ja praktiline. Mine oma perearsti juurde, lase teha vereanalüüs. Las ta vaatab üle, kas sul on kõik olulised vajalikud ained on sinu veres olemas, igased asjad on tasakaalus, mis iganes. Las ta vaatab selle asja üle. Ja sageli ta võib avastada sealt mingisuguste ainete puudused. Eriti kui on tegemist tõsise väsimuse ja kurnatusega. Ja mis siis on? Ta ütleb, et kuule, sa peaksid tarbima seda või seda või seda või seda ja siis sa hakkadki seda tarbima ja see probleem kaob. Nüüd see ongi see analoogne natukene mingil määral, see ei ole päris täpselt, aga vaete vahel mõne haiguse ravi võib olla ka praktiline. Nüüd meie ei pane oma usku nüüd ainult nendele ravimitele või siis mis iganes on need erinevad looduslikud asjad või mis iganes, aga samas see ei ole halb kasutada ka midagi praktilist või ka looduslikku või ka vitamiine tarbida. See on kristlasena on meil mõttekas tarbida niisuguseid asju. Teise külje pealt jällegi toome teistpidi välja. Vahest on ka hea teada, mida mitte tarbida. On mõningad ained, mida nagu öeldakse erinevates kohtades igal pool on, sa ei pea kõiki asju suhu panema. Isegi see, et ta on toiduainete osakonnas müügis, see toiduaine või teine asi, see ei tähenda seda, et ta söömiseks või joomiseks on. Sa küsid, mis asju sa sellega mõtle. On mõningad, nagu öeldakse, joogid, näiteks kui sa Eestis on, ma ei tea, kas meil pilt väga palju parem, ikkagi natuke on tegelikult. Kui me Ameerika Ühendriikides, ütleme, kui sa lähed sellesse vahesse, kus on siis, meil nimetaks neid karastusjookideks, ma ei tea muidugi, kui palju nad karastavad sind, aga kui sa lähed sinna nendesse suhkrujookide ja mis iganes muu keemiliste jookide sinna vahesse, siis seal on sa niimoodi, et sa vaatad ja ahetad ja ütled, et siit sellest reast me ei võta mitte midagi. Sest et see seal võib-olla ainult vett, see on mõnes teises reast tavaliselt. Aga kõik need igasugused värvainetega täis topitud, kõik võimalikud keemilised asjad ja vahest mõni ütleb, et ma suhkrut ei tarbi, ma tarbin seda suhkruvaba. Tee kindlaks, mis asi see suhkruvaba on seal. Sa saad sealt ühe teise laksu, et mõni nimetab seda, üks on mingisugune lihtsalt niisama ja teine on light. Ta ei ole üldse light tegelikult sinu ihule. Nüüd need ei ole kirjakohad, mis ma praegu räägin, eks ju. Ma räägin lihtsalt mõttelaadist, et sa nagu öeldakse, vahest küsid ka seda, nagu öeldakse, mida sa paned endale suhu. Me oleme harjunud siin Eesti kontekstis üldiselt väga palju meie toiduainetes imelikke veidraid asju ei ole, aga ütleme, Ameerika Ühendriikide puhul olnud siiamaani see asi on küll kõvasti hakanud muutuma, seal juba praegu on parasjagu see muutumas tegelikult. Aga seal on see asi, et selles mõttes, kui sa võtad selle toiduaine kätte, kuna neil on ka kohustus sinna kirjutada, siis sa loed ja nagu öeldakse, sa ei teagi neid sõnu, mis seal reas on, isegi kui sa tead inglise keelt. Sa lihtsalt vaatad, mis asi see on, mis asi see on, mis asi see on, ei tea, mis asi see on. Et siia see kõik ma panen seda sisse endale, väga huvitav. Et nagu vahest on tark mõelda nende asjade peale. Nüüd teine äärmus selle asja juures, ma nimetaksin jällegi hirm ja paranoia selle suhtes. Sest et me ei saa absoluutselt kõike, nagu öeldakse, vältida. Sest muidu sa jääd üldse söömata ja joomata. Sest et sinu ümber õhus lendab asju ja sinu ümber on igasuguseid laineid ja kõik võimalikke asju liikumas ja kui sa iga asja ümber värised ja kardad, siis nagu öeldakse, sa võid teistpidi hirmu alla minna selle suhtes. Meil siin, kui me näeksime sellesse ümbritsevasse keskkonda, näeks igat lainet, mis meil siin ümber võngub ja liigub, siis see ümber ruum on paksult täis neid kõiki võimalikke laineid. Ja kas need võivad meid mõjutada? Mingil määral kindlasti, aga üks on see, et sa rakendama usku selles suhtes, et see ei teeks sulle halba. Me peame teistpidi ka rakendama usku, aga läheme tagasi, siis on vaete vahel mõningaid praktilisi asju, mis sa pead tegema. Mida sa peaksid tarbima, et teatud probleem võiks sinu ihus kaduda.
Ja vahetevahel on mõningad sellised ka lihtsalt isegi, vahest me nimetame neid vanarahva tarkusteks, millegipärast ka tänapäeva meditsiin vahetevahel on hakanud neid halvustama. Ole selles suhtes ka tark, ära ole nagu öeldakse nii sinisilmselt usu igat ühte, kes ütleb, et tema on arst ja ütleb kohe, et seda asja ei ole üldse hea tarbida, mis iganes. Aga tegelikult seda on aastakümneid, aastasadu tagasi öeldud, et see ei ole üldse tegelikult halb asi ja see on väga kasulik tark asi sulle tarbida sellises situatsioonis just. Sest enamasti need arstid kahjuks üritavad sulle müüa teatud tüüpi ravimeid ja öeldakse, neile ravifirmad on neil siis toetanud selles suhtes, et nad seda ütleksid. Ja sellepärast on tark ka seda. Nüüd on niisugused mõtted, mis ei ole piiblis, eks ju sees. Täna, aga need on lihtsalt mõttekohad analüüsimiseks, et sa analüüsiks asju, mida sa paned endal suust sisse ja mida sa nii-öelda jätad panemata. Ja samas, mis asjad võivad olla sinu lahendused ja nii, et selles mõttes ka vahetevahel, nagu öeldakse, kui Jumala vaim on andnud sulle südamesse rahu selle asja suhtes, et seda sa peaksid tarbima. Nüüd ma ütlen vahetevahel, tee midagi praktilist. Tee kindlaks, mis sul seal veres sees on või mis seal sees puudu on ja küll sulle antakse väga tark juhis ja saad asjad tasakaalu. Nüüd vahetevahel sul tuleb lihtsalt Jumala käest küsida, mis ma peaksin tegema. Ja see võib olla vahest mingisugused muud asjad. Mõne jaoks on tõesti see, et ta peab vett rohkem tarbima, mõni inimene peaks võib-olla vähendama oma magusa koguseid, mõni inimene peaks võib-olla oma rasvaste asjade koguseid vähendama. Kui ma nüüd läksin sellesse söögiteemasse, siis piibel ütleb, et Jumala riik ei ole söömine ega joomine. Amen. Nii et me saame, et need ei ole kesksed teemad ja ma ei ole siin koguduses kunagi õpetanud mingisugusest toitumise vajalikkustest ja kuidas toituda ja mida hea toikuda. Kui sa isegi loed selliseid materjale ja loe neid alati sellise tarkusega jälgides, mis sul püha vaim ütleb sinu südames. Ära loe neid kui nagu piiblit. Keegi nii-öelda toitumist teadlane ja mis iganes ütles seda, teist ja kolmandat. Nad võivad väga palju asju öelda, aga püha vaim on targem. Nii et selles mõttes kuula, mis püha vaim sulle ütleb ja annab südamesse ja sa võid vahest nagu öeldakse jälgida mõningaid asju ja mõningaid tarkusi võtta, aga ole neid asjadega juhul tark ja praktiline tegelikult. Siis me näeme siin siis Timoteus pidi tegema midagi praktilist ja probleemid said kõrvaldatud. Nüüd ka meie lahendus võib vahest olla väga praktiline. Nii et see on, küsi Jumala käest need asjad ja tee need asjad enda jaoks selgeks ja see võib olla sinu praktiline lahendus. Nii et see alati ei ole küsimus usutunnistamises, alati ei ole usu kasvatamises küsimus, vahest on väga praktiline asi, mis sa pead tegema. Amen. Nii, lähme õpetussõnade 23-20. Nüüd see mõni mõtleb, et see on küll väga huvitav kirjakoht siia kõrvale kohe. 23-20 ütleb, ära viibi viina joojate, või mitmed tõlked ütlevad ka sõna joodikute. Ta ei räägi nagu öeldakse lihtsalt nende joojatest, vaid räägib just joodikutest, ehk siis ka tegelikult sõltlastest tegelikult, isegi mõned tõlked ütlevad ka seda. Õpetussõnad 23-20 siis. Ära siis viibi viina joojate, ehk siis joodikute ega liha õgijate killas. Nüüd, mis ta mõtleb see sõna liha õgi ja saad aru, see on ka tegelikult täpselt sama värjundiga. Mõlemate puhul on tegemist sellega, kellel ei ole piire nendes asjades. Ehk siis nad ei ole enda jaoks piire pannud, millel see, kuidas nad midagi tarbivad ja kui palju nad seda tarbivad. Ja nad on nagu öeldakse, nendel ei ole mitte mingid raame, nad panevad sellega absoluutselt igatpidi üle parda. Ja ütleb, et ära selliste inimeste killas või tähendab, need ei peaks olema sinu sõbrad või lähedased sõbrad, kes ei suuda nagu öeldakse ennast taltsutada. Nüüd, just edasi ütleb, sest joodik ja õgija jäävad vaeseks ja uimane oleks sunnib riietama räbalaisse. Kas pole huvitav? Ta seostab mille siis alkoholismi, eks ju võiks öelda tegelikult, põhimõtteliselt siis sõltuvuse ja alkoholist ja ka liigsöömise, mille vaesusega. Kas see pole huvitav seos? Me näeme siin tegelikult, mis asi see on tegelikult? See on enese liha mitte talitsemine. Ja see on see sama asi tegelikult, kui ma rääkisin enne just ka sellest toiduainete teemast ja vahest mõni inimesed mõtlevad, et mis ma peaksin sööma, mis ma ei peaks sööma. Tegelikult küsimus on selles, sa ei peaks midagi liiga palju sööma. Ja see on kogu probleemide lahendus sageli. Küsimus ei ole selles, et nagu öeldakse, see tuleb kohe ära koristada ja seda ei peaks sööma ja seda ei peaks sööma ja toda ei peaks sööma. Küsimus ei ole selles alati.
kui jätan kõik süsivesikud oma toidust välja, nagu mõned teevad, või ütleme, kõik rasvad jätan välja või taolist. Need ei ole targad praktilised asjad. Tark on, nagu öeldakse, mitte liiga palju. Ja see on see, mida sa näed kogu läbi Piibli, mida just rõhutakse. Mis on probleem? Liiga palju. Liig söömine. See on seesama, ja see on see, mida me peame enda jaoks raami saama selle koha pealt. Ja see ongi see, mis sageli seda, kas iganes suuremaid kõhtusid ja asju põhjustab, on tegelikult, et mingil hetkel on ikkagi natuke liiga palju söödud. Ja meil on igaühel kindlasti vaja selles nii-öelda ka mõnes mõttes kasvada ja areneda. Kas igaühel? Mingis mõttes on küll. Sest me peame enda jaoks need raamid paika panemast, et kui me ei pane, siis see asi võib tegelikult meie elus tõsiseid probleeme tekitada. Ja tegelikult ma olen ise palunud inimeste eest ja ma olen seda paar korda isegi ütelnud. Ma teen tavaliselt seda privaatselt, mitte inimese ees, aga kes on ülimalt, ma nimetaksin väga arvestatavalt ülekaalus inimene. Ja tuleb ette, tal on võib-olla liigese probleemid, tal on südame probleemid, tal on vererõhu probleemid. Ja ma olen talle vaikselt ütelnud, sa pead võtma käsile selle kehakaalu asja. Sul on võimekus ja potentsiaal sellega tegeleda ja selle asjal tuleb stopp panna, sest et ma võin paluda ja jumal ei tee teatud asju lihtsalt üle selle, kui su organism on niivõrd tasakaalust ära selle asja koha pealt. Ja see on tõsine asi, ma tean, mõni inimese ütleb, inimene võib solvuda, ennast halvasti tunda. Tal on vaja abi ja keegi peab talle seda ütlema. Meil on vaja sellest olukorrast välja tulla ja me ei saa neid liigeseid terveks paluda, kui sul on tohutu koormus kilode viisi inimese liigeste peal või ka südamel on tohutu koormus, mida ta ei ole valmis kandma ja peagi olema valmis kandma. Siis on vaja midagi ette võtta ja see on alati võimalik ja see on asi, mille taha sageli inimesed üritavad pugeda ja seal on võimalik asju alati ette võtta. See on ka üks asi, mis me peame mitte hukkamõistuks, aga inimestele õhutamiseks. Need asjad on võimalik pöörata ja siin on võimalik Jumala abiga koos need muutused sisse tuua. Aamen. Kiitus Jumala. Niisiis, ka praktilised asjad võivad olla vahest takistuseks, et inimesed ei saa terveks. Aamen.